paneme nüüd ChatGPT-d ennast kritiseerima, et ma palun tal teha mingit sisu enne. No võtame näitena reklaam, mingi meta. Kuidas luua AI suunamudja videoõpetusele. Okei, siukene ta välja näeb. Ja nüüd, mis ma teen? Ma ütlen talle, et kritiseeri seda palun nüüd, et anna punkte, mida siin võiks paremaks teha. Anna mulle nüüd punkti kujul ilusti. Ja parandas ära. Näed sa, kuidas tegi. Enne oli nii pikk, nüüd on siukene. Nii lühike. Mis on tegelikult okei, ma saan aru keegi viitsi reklaami lugeda, nii et selles mõttes jah. Aga pikemat teksti võiks kuskil sinna lõpupoole panna, kui keegi tõesti viitsib lugeda, sest panevad selle more peale, et okei, more, ma tahan rohkem lugeda, palun. Eks ta siis loeb. Aga ma võin talle uuesti öelda, kuule, kritiseeri seda ka nüüd siis. Vaata, kas ta läheb nüüd päris lühikeseks ära, paneb ühe lause ainult. Jah, nüüd ta ütleb, et ei, see ei ole nüüd nii selge enam. Võiks seletada rohkem kasu. No nüüd ta arvab, et on liiga lühike, jah? Nii, nüüd läks siukeseks. Noh, võib-olla keskmine nüüd. Igatahes, sa saad niimoodi katsetada erinevaid versioone. Aga kui sa lähed väga niimoodi, hakkadki kogu aeg ütlema, et nüüd et mingi 5-10 korda ütled talle kogu aeg, siis jah. Et seda kasutada niimoodi 2-3, noh, niimoodi 1-2 korda, et kui näed, täiesti muutis praegu. Muidugi, kui sa temaga lood niimoodi sisu, siis ole ettevaatlik nende sõnadega, mida ta kasutab, sest ta ei kirjuta väga inimlikult võrreldes teiste keelemudelitega, et võib-olla reklaami puhul see töötab, sest reklaamid ongi siuksed väga siuksed, et tule, vaata, õpi, osta, tee seda, no siuksed väga karjuvad. Siin võib-olla isegi võib-olla mõni targem saab aru, et see on tehisintellektiga kirjutatud, aga enamus vast ei saa aru, nad ei mõtle sellele. Et lihtsalt, kui sa kasutad seda kriitika asja, siis ei tähenda, et ta nüüd võtab arvesse kõiki neid teisi käsu parandamise meetodid, mida ma siin enne rääkisin, et neid sa pead ikkagi rakendama, et see kriitika asi on lihtsalt siuke nagu väike boonus, et paneb selle ka veel lõpu pärast juurde. Sest selle käigus võtta sa õpid ise ka tegelikult, et ta kirjeldab, mis on valesti. Ja see peab sind ka mõtlema, et okei, kas ma nõustun sellega või ei nõustu sellega.